Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuuled, Autotund eetris, seekord stuudios taas Tarmo Tähepõld ja üle interneti Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist. Millest täna räägime? Räägime autode värvist, õigemini milline autovärv hoiab paremini hinda. Ja siis natuke hammustame lahti seda skeemi, miks Eestis on nii palju Tšehhi numbritega autosid liikvel. Turism on vist käima läinud, jah? Autoturism ilma inimesteta. Siis põgusalt üks vahva väike auto on saabunud Eesti turule. Ja siis räägime pikalt sellest, et Bolt Drive tuli nüüd välja, lühirendi teenus. Tegelikult saab isegi natuke pikemalt seal rentida. Ja seal on päris mitu küsimust on ikka selle asjaga, et nad olid väga odavate hindadega. Meil on teine konkurent Citybee siin ees ja tegelikult neid kaudseid konkurente on ju veel ja veel. Nii, aga teeme selle nädala sündmusega ära. Mul siin mõnda aega on möödunud viimasest saatest ja ütleme, asju on, aga esimene, mis mulle meenus, oli käisime tegemas testi, väga oluline tarbijatest. Võtsime kaasa matkasuvila, ehk siis Haagissuvila, suure matkaauto ja siis sellise Volkswagen bussi, mil on see katuse telk läheb lahti ja sees saab ühe voodi ehitada ja isegi pliit on sees. Ja ilm oli lihtsalt imeline, sõitsime Nõva-kanti ühte ägedasse, ma ei teagi, ta on nagu looduskaitseala, samas on ta natuke nagu karjäär seal kõrval. Kohati oli visuaal, nagu oleksime kuskil Namiibia kõrbes olnud, et väga oleks tahtnud sinna düünide otsa ronida. Aga selle kõige juures oli, jumal tänatud, et me näiteks ei läinud testima telke või ma ei tea, või mingit ellujäämisvarustust. Mis sa tahad öelda, et ilm oli Eesti ilm või? Jah, ilm oli lihtsalt nii jabur, et päike säras, need pildid, mis me sealt saime, oli tõesti nagu Autogeenius oleks teinud sellise tõesti seal väljasõidu kuskile kõrbe piirkondadesse või Kesk-Aasiasse. Tegelikult olime siis Nõval, päike siratas, me näppisime seal kõik need matkaautod ja Haagissuvila kõik nupud ja hindasime ja sellest saate lugeda 19. mail ilmuvas autoleht Extras, mis tuleb see paks formaat jälle, mille tegelikult fookus on kasutatud autod, aga räägime sellest siis, kui see välja tuleb. Ja mis siis juhtus? Kõik nagu oli õige, aga millegipärast temperatuur ei olnud saanud memo kätte, et tegemist on kevade ehk isegi suvelaadse tootega. Pitan seda, et juba õhtune lõkke ääres istumine oli ikkagi selline korralik New Yorgi kodutute kogunemine, kus me kügelesime ümber selle ühe lõkke aseme. Ja siis ma arvasin, et mul on tekk kaasas, mul on isegi jätsin riided selga magamise ajaks, ronisin oma sellesse Volkswageni bussi. Ja siis, et mina küll ei hakka seda kütet sisse panema, see undab ja see pole üldse öko ja mis asja, meil on siin põhimõtteliselt mai algus. Ja kell oli, ma mäletan, 4:48, kui ma olin piinelnud juba päris pikalt ja püüdnud leida seda mugavat asendit, kus ei oleks külm. Ja siis ma pidin sealt pulti vajutama ja selle kütte sisse panema, mis siis tõesti undas ja mis nagu jättis kogu see, meil oli üks plaan, et me võtaks kaasa ka selle püüaks leida, on sellised nagu väikehaagised, kerghaagised. Kus sees on põhimõtteliselt voodi, et sa ei pea hakkama mingit telki püstitama ja natukene hubasem on seal. Vaene mees, kes seal oleks pidanud magama. Aga ega see ilm nüüd nii hull, et ka ei olnud selles mõttes, et -2 oli öösel. Aga magamiskoti võtad normaalse, võtad mingi teki ja siis muidugi magamiskoti. See oligi see ettevalmistusvärk, et sa lähed et sul on ju maja ümber ja see teadmine, et sul on see küttevõimalus, see uinutab valvsuse. Ja siis ütleme seal kangelaslikust natuke aega võis proovida, aga üldiselt ma ei tea, sellisel hetkel juba tekib tunne, et siis paned kütte sisse ja kaugel see hotellgi siis sealt enam on. Aga mis siis nagu... Ma natuke nagu pettusin ja ma isegi ei tea, milles, kas selles matkaaautonduses või iseendas, et ma olin selline nõrk ja ei suutnud seda
ma just mõtlesin, et mis su kokkuvõte nüüd sellest siis oli, et kas sa tulid sealt tagasi sellise morni näoga, et mitte kunagi enam või sellise näoga, et no päris äge oli ja huvitav kogemus, aga järgmine kord ma olen umbes 3 asjast targem. No üks kogemus on, jaa, ei, seda kindlasti, eks ju, see sinu super magamiskott kindlasti oleks üks lahendus. Pigem see, et neid osta on päris kallis. Inimesed ostavad neid siiski, praegult hetkel suhteliselt valimatult nagu kõike muudki. Ja see periood, mida neid Eestis, et muidugi sa pikendad sellega oma suve, et telkida saad tõepoolest vähem aega kui seda autoga, aga tegelikult vähemalt seal Volkswagenis see soojendus ikka undas päris korralikult. Kujuta ette, sa lihtsalt magad nagu selle soojapuhuri kõrval niimoodi. Et mul selles mõttes entukas natuke lahtus, et see ei ole selline nüüd väga, väga lihtne asi, millega, ma ei tea, veebruarist veebruarini Eestis saab, aga lihtsalt siis sa kütad seda diislit või gaasi sinna õhku. Nii, aga sinul? Sina oma nädalat veetsid? Jaa, mul on üks selline veider hobi on, et ma aeg-ajalt käin vaatamas Osta ees, et milliseid konfiskeeritud autosid politsei müüb. Tore on nagu läbi lapata ja vaadata neid autosid ja vaadata nende sisemust ja väga... julgeksid osta? Mis? Kas sa julgeksid sellist osta? Oleneb hinnast, oleneb, mis ta on, vaata. Aga vaata, üks asi, mida ma ei julge kohe osta, mis on seal väga levinud, on see, et need autod nagu seest näevad täiesti kohutavad välja. No umbes nagu, tead, prügikastist oleks võetud labidaga prügi ja seda sinna tahaistmele ja esiistmele laiali laotatud niiviisi lihtsalt. Et see, millised nad välja näevad, see on ikkagi täiesti kohutav. Ja kui sa mõtled, et okei, see auto näeb niiviisi seest välja, siis ilmselt selle eest ei ole ka mujalt kuskilt hoolitsetud, on ju. Absoluutselt. Aga mõni auto näeb väga puhas ja tore välja. Aga võib-olla üks huvitav asi, mis tegelikult mulle silma kokkuvõttes ma leidnud midagi, mida sealt osta. Seal oli üks Saab oli, mis nägi seest väga puhas välja. Täiesti erandlik. 400 euroga 95. Et see nagu tundus juba päris nagu huvitav asi, et bensiinautomaat 98, see tundus juba selline täitsa nagu, mul juba hakkasin mõtlema juba niiviisi vaikselt, et palju seal elus kokkuvõttes ikka neid võimalusi Saabi enam saada on, et turg ei tõmbab ainult kokku. Aga teinekord, mis seal silma torkab, on see, et lainetena tulevad erinevad autod. Vahepeal seal on, tundub, et kõik on täis BMW X5, siis vahepeal on kõik täis mingit vanemat Audi A4, aga tead, seekord oli üks uus valitseja seal, mida müüdi kõige rohkem. Mis sa arvad, mis see oli? See ei ole Saksa auto. See ei ole Saksa auto? Ei ole. Näed, mingi prantslane, kas... Prantslasi on seal väga harva üldse. Tead, täiesti... Ma mõtlesin, äkki on need sotsiaaltöötajad e-Mievit pandud sinna mõne riigiameti poolt müüki. Ei, seal on konfiskeeritud autod ikkagi. Okei. Yeah. Ma ei tea, Toyota. Vist oli üks seal Avensis ainult, aga õige vastus on Volvo V70, mida oli seal vist 6 tükki ja kokku oli võib-olla mingi 18 pakkumist praegu. Ja kõik on sealt sajandivahetuse kandist, et mõni eespoolt, mõni tagantpoolt, hinnavahemik seal 400 kuni 1500 ja kõik nägid seest täiesti kohutavad välja, et see selline vana V70 mulle tegelikult väga meeldib autona. Aga jah, ja näed, isegi sellise hinnaga ja sa näed, millised need seest on, siis sa ei julge osta, et võib-olla ükskord tuleb seal midagi huvitavat ka, tõesti, mida julgeks nagu ära võtta. Need on lõuna või sellises maapiirkondades on need väga populaarsed autod, et äkki siis on need maapiirkondade inimesed, kes on läinud kõrval külla, sõbra juurde ja siis sõitnud sealt ka tagasi. Ma arvan, sa oled õigel teel, ma kahtlustan. Selle ostujulguse peal ongi see, et üks asi on see, et nad on ilmselt, nagu sa ütlesid, ära aetud ja teine on see, et satud ostma, ütleme, mingi auto ja selle auto omanik näiteks näeb, kellele võib-olla tundub, et talle ikkagi tehti liiga, et tema hinge ja armastusega hoitud auto ära võeti. See ei puuduta ju mind selle auto ostjana. Puudutab küll, kui ta on näiteks ütleme, kuraasi täis sellel hetkel ja ta ikkagi tahab sulle mõista anda. Mis ta kogu sellest olukorrast arvab? Ma ei tea seda nüüd. Aga jah, huvitav on muidugi see, et seal natukene alati on vaja ikkagi plekitöid ka teha, et tihtipeale nende autode kirjelduses on ikkagi see, et
küljel mölgid, kõrval klaas puruks, et see on ka üks tüüpiline kirjeldus sealt. Vot, aga soovitan teistel ka vaadata, äkki teinekord tuleb seal midagi huvitavat. Lähme siis autovärvide juurde. Autovärvid teemat kerkis sellest, nägin ühte välisuudist, kus öeldi, et valge auto on maailmas rängal tõusuteel, ühtepidi arusaadav, eks ju, tarbesõidukid, erinevad masinapargid, et valgel on kõige lihtsam ju oma reklaami peale kleepida või siis tellida need valgetena ja lasta kiletada. Aga tahtsin siis teada, et mis Eestis seis on. 2016 kuni 2020 andmed Transpordiametist sain kätte. No absoluutne liider. Mõnes mõttes ilma konkurentsita on must. 154 000 must autot on Eesti registris. Samuti teises kohas kõik 5 aastat ilma muutumata on hall, 126 000. Aga nüüd on muidugi see, et siin tuleb lõpupoole tulevad tumehall, hõbedane, et kui need kõik kokku panna, mis või ütleme, liikluspildis oleks sama, siis oleks see hall ikkagi tipus. Aga et mis toimub siis selle valgega? Valge on tõepoolest aastal 2016 olnud 6. kohal, 53 000 autot. Ja aastal 2020 on valge tõusnud 3. kohale, 72 000 autoga. Nii et me oleme täheldanud ka näiteks proovisõiduautodega viimased 2-3 aastat on see, et natuke nagu hoiad pöialt, et palun ära ole valge, palun ära ole, ja ta on jälle valge. Aga see on täpselt nagu sa ütlesid, valge peale on need firma logod ju tore panna ja see ja, on... aga nagu mingid tavalist ja kui te siis autot pildistate ka, kõige kohutavam on see, kui on see auto pildistamine, siis auto peal on suurelt mingi selle edasimüüja reklaamid ja nimed ja asjad ja see on nagu, alati jätab väga halva mulje, et kui vähegi võimalik on, palun teid automüüjad, siis las see auto ole puhas ja ilus, et see ei jäta head muljet, et te saate endale niiviisi reklaami interneti või lehte, see lihtsalt, see on halb. See on mage. Ja värvidest on siis kõige kõrgemal kohal punane. Tükk aega oli ta 4., korraks isegi 3. kohal ja nüüd taas 4. kohal. Aga see kõik on kuiv statistika, aga kui sinna juurde võtta nüüd, et milline auto on järelturul parem, siis üks välismaa suur firma analüüsis 2017 kuni 2020 aasta sõidukeid, nüüd just hiljuti, ja 6 miljonit sõidukit käis nende analüüsist läbi, hästi põhjalik, seal oli, ma ütleks isegi, oli kirjeldatud ka metodoloogia, ma ei hakka teid siin sellega tüütama, päris selline ei olnud, et lihtsalt mingi vend vaatab nagu kuulutusi ja siis arvab midagi. Nagu me saaks auto 24 puhul midagi teha, aga samas see valim oleks liiga väike ikkagi. Just. Ja siis selgub tõsiasi, et kõige paremini hoiavad hinda kollased autod. 20,4% on nende hind kukkunud nende vaadeldatavate aastate lõikes. Teisel kohal beežid 22,8% ja 3. kohal oranžid. Siis tuleb roheline, siis tuleb hall ja siis tuleb punane jälle. See tähendab seda, et ainult ikkagi erksad ja ägedad, no ütleme, et erksad ja värvilised toonid hoiavad palju paremini hinda. Valge ja must on 9. ja 10. kohal. Aga see selles mõttes tundub loogiline, et erksaid on vähe ja erksajatel on ilmselt see klient on see, et ta teab, et ta tahab mingit sellist erksat, et seal on see klient olemas, ma arvan, et selle üldnumbrid on ju suhteliselt madalad võrreldes selle valge ja mustaga, nii et ja ma selle valge ja mustaga ruttasin ette, et tegelikult, et kui kellelgi tekkis nüüd kohe küsimus, muidugi mingid kollast, oranžid, need on sportautod, et nende erilised ja haruldased autod, et nende hind langebki vähem, siis nii ei ole, sest nagu ma ütlesin, tegemist oli väga põhjaliku uurimustööga ja on välja võetud ka autotüüpide kaupa. Ja samas populaarses linnamaasturite klassis oli see sama valge ja must 9. ja 10. koht, mis ma ütlesin. Ja esiots on ikkagi kollane, roheline ja oranž. Võtame veel tavalisemad autod, sedaanid, edetabel, kollane, beež ja sinine.
mahtuniversaalid, sinine, valge, punane. Seal on valge teisel kohal, mahtuniversaalid. Nii et kui teil tekib seal autot ostes tunne, et issand, ma tahaks seda punast, ma nii väga tahaks seda punast, siis te saite just praegult ühe argumendi juurde. See auto on järelturul natukene rohkem hinnas. Väga hea, ma olen teinud õige valiku. Just nimelt. Mina oma halli autoga siin olen natukene nördinud. Nii, Tšehhi numbrid. Et kas Tšehhi ja Eesti vahel on avatud selline turismikanal? Selgita nüüd natuke see probleem ära, et ma lihtsalt alguses, et kuidas see asi nüüd käib ja miks me sellest üldse räägime. Et tegelikult probleem on ju see, et või mitte probleem, ütleme, millest asi on alguse saanud, on see, et Eesti tänavatel on väga palju tekkinud Tšehhi numbritega autosid, tekib küsimus, et kas siis meil siin käivad väga palju turiste käib Tšehhis siin, et või miks need autod siin on, sest need numbrimärgid torkavad silma, nad on ju teise loogikaga. Ja kusjuures need ei ole mitte lihtsalt Tšehhi numbrimärkidega autod, vaid need on enamalt kõik uued ja pigem ikkagi kallimad margid. Alguses oli peamiselt Mercedesed, nüüd on sisse tulnud ka BMW-sid, Audisid ja on teada, et tuleb isegi palju eksootilisemaid autosid varsti Tšehhi numbritega. Põhjus on lihtne, tegemist on ühe ettevõtte skeemiga, me nimetame seda skeemiks, aga tegelikult on asi kõik legaalne. Just, et kui me selle loo valmis tegime, saime aru, et siin ei ole isegi, tegelikult ei ole, et inimene, kes sellega nüüd kaasa läheb või ostab, ei pea ennast kuidagi tundma halvasti, sest isegi jokk-skeemiga ei ole tegu. Lihtsalt seda selgitati niimoodi. Rääkisin ühe inimesega, kes on endale ostnud selle ettevõtte kaudu auto, et Tšehhi on kuidagi Mercedese tehase nimekirjas kui madala ostujõuga riik. Oota, aga Tšehhi keskmine palk on umbes samas augus ikkagi Eesti keskmise palgaga ju. No võt, ma arvan, et sellepärast, et see nagu skeem ongi, ma ei tea, kaua tehas nagu seda... Või et seal kohalikul turul Škodaga konkureerida, et muidu kõik ostavad on Škodat ja pole vahet, et Eestis seda muret nagu no on ka, jah, ma ei tea. Mis tähendab seda, et see... Tšehhi saab odavamalt tehasest Mercedeseid ja ilmselt siis on ka teiste automarkidega sama teema. Ja seega ostetakse et Tšehhi Mercedes, see vahe pidi olema 18–21%. Nii et kujuta ette nüüd, kui sa võtad ühe Mercedese suure maasturi, laod sinna varustust ka peale, ütleme, et see maksab 120 000 ja kui sa saad ta 20% odavamalt, see on ju mingi 25 000 eurot. On küll, aga no teistpidi on muidugi juba see, et kui sa juba oled valmis sellises hinnaklassis autot on ju ostma, et siis sa pead ikkagi ekstra vaeva selle jaoks nägema, et on see vaev nagu keeruline ja tüütu või on see pigem see, et keegi teeb su eest kõik asjad ära ja maksad mingi vahendustasu ja on kõik? Just sellepärast see ongi nii lihtne, et sa tegelikult ei osta omale sealt Tšehhist seda autot, vaid sa selle, mis iganes ettevõtted seal vahel on, sa rendid, tegemist on nagu sellised täis, sa võtta sinna, ma ei tea, lastega rehvid sisse panna, hooldused, sisuliselt võtad sellist täisteenus, renditeenust. Et see inimene, kellega mina rääkisin, ütles, ta võttis 8 aastaks, ta võttis omal nagu rendi Mercedese maasturi, aga selle vahega, et ta saab selle ise komplekteerida. Ta paneb ise oma rendiauto kokku, talle tuuakse see kohale, garantii kehtib, kõik need hooldused, need asjad saab Eesti Mercedes esinduses teha ja 2 aastat hiljem ta lihtsalt, kui ta tahab jätkata, siis ta võib valida omal uue auto, ta võib sama auto rentimist jätkata, et sisuliselt sa ei pea minema Tšehhi, sa ei pea vangerdama, tegema omale, ma ei tea, kas Tšehhis on e-residentsust, et selle kõik ma ei ole nagu kindel sellest vangerdamisest, et meil on ikkagi selline Euroopa Liit ja avatud turg ja selline no just, ma võiks ju sõita lihtsalt, ütleme, et Prantsusmaale ja seal endal auto osta või kuhu iganes ja ma saan aru, et see tegelikult ei ole nii lihtne, aga see võiks olla nii lihtne kõige loogika järgi. Seal on see, et jah, et see Tšehhi ettevõtte, see on ilmselt ikkagi määratud tehase poolt, et ta ei või neid edasi sellepärast need autod Eestis Tšehhi numbriteks sõidavadki, et nad peavad olema teatud aja Tšehhi registris. Sest et vastasel juhul,
tehas võtab selle esinduselt nagu kõik edasimüügi õigused ära, kui see Tšehhi firma või tähendab, ütleme, Tšehhi Mercedes esindus kärutaks need treileril otse Eesti registrisse. Aga noh, nii kauga see toimib. Aga mida siis arvavad? Jah, kas kohalikel edasimüüjatel on siis hapud viinamarjad või mis siis on? No, ütleme, üldine toon jääb niisugune veits tõre küll, et see ongi, et kuna keegi nagu seadust ei riku, et keegi kuskil, raske öelda, et kuulge, et pange see ettevõtte kinni, et nad on pätid, ei ole, leidsid sellise businessi. Aga natuke on, et ma püüan nüüd üles leida, et ikkagi, et ei ole seda otsekontakti müüjaga. Garantiiaeg on 3 aastat lühem, kui ametlikult näiteks Eestis müüdavad Mercedes-Benzid, ütleb Veho. Ehk siis 2 aastat versus 5 aastat. Kui peaks esinema tehase tagasikutsumise aktsioone, siis nende klientideni nagu, ühesõnaga, esindusel ei ole nagu otsekontakti, et talle teada anda, et tule nüüd tagasi. Juhul, kui klient ise seda teab, ta saab muidugi minna ja talle tehakse need samad protseduurid ära. Et tegu on potentsiaalse turvariskiga, lisaks on seal see Mercedes-Me konto avamine, mille täisfunktsionaalsus see saavutamine on problemaatiline. Ja ka Audi ütleb, et ei ole eriti vaimustes, et garantiitingimused ja kõik asjad kehtivad, aga et ikkagi Eestist ostetud sõidukitele laienevad kliendiprogrammi erisoodustused, mis on väärt umbes 3000 eurot. No ütleme niiviisi, et kohaliku edasimüüjana mina kindlasti ei oleks tõre selles mõttes, et hooldada ja asja saab teha ja selle eest ju ma kujutan ette ikkagi esitatakse kokkuvõttes arve on ju ikkagi tehasele ja vähelt need hooldused, mis on nüüd tasuta. Ja siis kindlasti peaks siis nendele autodele, mis siin Eestis kohalikult müüakse, et äkki midagi veel pakkuma, mingeid boonuseid endalt poolt pakkuda, et siin on ikkagi ju konkurents turul ja antud juhul ikkagi aitaks ju lihtsalt see veel, kui pakutakse veel enamat mugavusteenuseid ja kokkuvõttes võitu ja võib-olla isegi veel mingeid lisagarantiisid, tasuta hoolduseid ja nii edasi on ju. Et lihtsalt pakkuda enamat ja mugavust aga ma saan aru, et sellel tõredal hoiakul ma nagu ei näe nagu väga pointi. Lihtsalt võib-olla ma kasutasin karmi sõna või tõre või lihtsalt otseselt, kus ikka vaimustunud oled, aga loomulikult tuleb tõenäoliselt suurem sissetulek tavaliselt igaste järelhoolduste asjade pealt ja selle saavad ikkagi ju Eesti esindused endale selle raha. Pigem on, kui siin üldse kellegi pihta näpuga näidata, see on see võib-olla see, et Mercedes teeb nagu Euroopa Liidu sees selliseid hinnaerisusi, ehk siis tehas. Et see on võib-olla isegi natukene nagu selline kuulge, et miks niimoodi siis? Et ühest riigist võtame nagu kõik raha ära ja siis teises riigis on lihtsalt mingid tüübid suutnud, ma ei tea, joonistada tabeleid ja näidata, et me oleme hästi vaene riik ja siis sinna saab odavamalt osta Mersut, et ma arvan, et tegelikult ilmselt mingis nähtavas tulevikus ikkagi see Tšehhi ei ole enam selline odavate ja vaeste riikide nimekirjas, et ma arvan, et see asi pigem lõpeb ära nagu selles stiilis, et Euroopa Liidu sees selline asi kindlasti ühel hetkel ühtlustatakse ära, seda kindlasti on tšehhidele väga raske nagu selgitada, aga ma arvan, et see lihtsalt ei tööta ka nagu laias plaanis sellise äriideena ei tööta, et peavad edasi leppima sellega, et võivad odavalt müüa Türki või Egiptusesse. Nii, teeme hästi kiirelt mõned sellised tavalisemad või lihtsalt veel autouudised ka, et Eesti hinnakirja jõudis üks võrdlemisi haruldane autoliik tänapäeval, ehk siis väike sportlik luukpära Hyundai i20N avalikustas hinnakirja ja selleks on mälu on muidugi selline, et see oli kallim, ma mäletan seda, ei olnud. Selle hind on 25 000 eurot ja tuleb öelda, et selle raha eest põhimõtteliselt ongi sul kõik olemas. Jah, sa saad sinna juurde osta natuke suurema ekraani, sellist nagu tipid-täpid hästi vähe, mingi parem helisüsteem,
aga kiire luukpära olulised asjad on kõik olemas. Tuleta mulle nüüd meelde, see on nüüd must katus ja eriline värv. See i20N, kas see on nüüd 3-ukseline või 4-ukseline? Või 5, ta on ikkagi 5-ukseline, et ta on väiksem kui i30, tal on 204 hobujõudu, kiirendab 6,7 sekundiga, aga need numbrid ei ole selliste autode puhul nii määravad, vaid ikkagi see, et ta on võrdlemisi kerge, väike, kompaktne, äge, hästi hea sõita, me vähemalt eeldame, me pole veel saanud sõita. 25 000 eurot, jällegi ma olen kuidagi kas siis mingi väga imeliku maailmavaatega, ma ei tea, ei ole kallis. Tegelikult ei tundu, jah. Et lõbus auto eest ikkagi väga soodne. Küll aga avasime hinnakirja ja avastasime, et i30N, mis mõned aastad tagasi tuli 26 000 euroga ja kui võtsid performance packi, mis oli suhteliselt kohustuslik, sest see oli natukene parem, võimsam, kiirem, oli 28 või 29 000 eurot, siis selle hind on vaikselt, tuli siin väike mudeli uuendus, on kerkinud 35 000 euroni. Mis nad selle kohta ise ütlevad? Miks see niiviisi juhtunud on? Ei, seda vastust me ei ole veel saanud, et seal on, vaatasime, et ka näiteks Renault Megane RS on tõusnud siin viimase paari aastaga päris mitu tuhat eurot. Mälu järgi vist Honda Civic Type R veel ei olnud. Aga... Et kui see vastus on, et see auto on nüüd parem, siis tasub küsida, et miks te eelmine kord seda halba müüsite? Ja siis Hyundai i20N-i üks väheseid konkurent Ford Fiesta ST võrdluseks maksab 26 700, nii et 1700 eurot Hyundai soodsam. Ootame põnevusega proovisõitu. Ja üks kummaline uudis veel, millega ma tahaks lihtsalt öelda, et võib-olla ei peaks tegema sportlikke linnamaastureid, kui hästi ei tule välja. Ehk siis Volkswagen ID4 avalikustati selle GTX ehk siis väheke nagu äkilisem versioon, nelikveoline. See on vist põhimõtteliselt sama, mis tuleb Škoda Enyaqist, mingi IV80 RS vist. No tore, kõik on hästi kihvt, 220 kilovatti ehk 300 hobujõudu, sõidu ulatus 480 kilomeetrit, kiirendab 6,2 sekundiga, tüüpiline, nelikvedu ja hinda veel ei ole öeldud, aga kindlasti umbes, ma arvan, 60 000 eurot. Enyaqi hinnaga siis ühesõnaga. Aga pressiteate lõpus oli tärn, kus on kirjas, et see ühesõnaga seal, kus oli see võimsus 299 hobujõudu, seal on tärnike ja tärni selgitus on teate lõpus, see jõud ei ole saadaval kogu aeg. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks on vajalik kindel temperatuurivahemik 23–50 kraadi. Olgu, kui tihti meil siis selline on 23, või see on vist äkki akude temperatuur. Jaa, kõrgepinge aku, okei, tegin liiga. Nii, see on saavutatav, sõidad ja hoiad auto soojas, aga aku peab olema vähemalt 88%. Ehk siis... Nagu 88% täis. Jaa, siis sa saad kätte maksimaalse võimsuse. No kujutame ette, kui tihti on ühel elektriautol 88% või rohkem. Sellepärast, et kui sa lähed ükskõik kas kiirlaadjasse või kodulaadjasse, see viimane 10% tuleb üldse väga aeglaselt. Tihti seda 100% peale nagu naljalt ei laetagi. Sa hakkad sõitma, ütleme, et on jahe, siis ta hakkab kohe kütma, kui sa just juhtma otsas soojaks ei kütta. Põhimõtteliselt see on mingid üksikud kilomeetrid. No vaata, mis siin nagu see probleem on tegelikult, mida on siin proovinud Volkswageni inimesed kuidagi veidral kombel lahendada. Probleem on see, et sul on nagu raske sellise auto puhul midagi erilist nagu välja tuua ja siis vähemalt, et saaks nagu need numbrid kuskile nii ülesse, kui nagu vähegi võimalik oleks ja siis on kuskil ideaaltingimuste pealt arvutatud see number. Et näete, see on selline suur isegi, ütleks niiviisi. Näete, et see on korralik ja lihtsalt, et millegagi lihtsalt kuidagi eristuda ja see asi nagu kuidagi välja tuua, siis on see selline asi nagu välja mõeldud. Aga mis selle asja reaalne mõte on ja mis selle reaalne kasu sellest infost inimesele tegelikult on see, et seda kasu ei ole olemas. Jah, et lahendus on see, et kui te veel ei oska,
siis nimetage seda, et nüüd on ID4 ka nelikveolisena praktiline, ütleme, maastikuvõimekam, kasutage mingit muud turundussõnumit, aga te ehitate selle GTX-i üles, et see on sportlik, seal on nii palju hobujõude, nii palju kiirendust, aga teil peab selleks olema 88% vähemalt akut. Ma küsisin neilt, ma ei ole seda saanud, ma küsisin graafikut, et kuidas see jõud siis langeb, et okei, kui näiteks kuni 60% on see hobujõud, ma ei tea, 280 300 asemel, fine, see on nagu, sellest me saame kõigest ju üle, aga et kuidas see graafik langeb siis võrreldes sinu akumahuga? Vot siin on see kasutu asi, mis mõnes mõttes oli meil ka seal kilovati ja hobujõu selle vaidluse juures, et küll on nagu tore, kui me saame hobujõuga ilusad ümmargused numbrid, et antud juhul 299, ma vaatan, on siin ametlikult kirjas hobujõududena, sisuliselt on ju 300, on ju. Et ma saan aru, et siin on proovitud nagu meeleheitlikult seda 300 kuskilt nagu välja pigistada, et ma ei imesta, et pole siis 90% akulaetust ja veel mingi väiksem temperatuuri vahemik, et kus selle välja pigistaks teoreetiliselt, et lihtsalt, et seda numbrit nagu välja pigistada, et sellel ei ole mingit mõtet ja mingit seost reaalse eluga. Jah, et kuidas me öeldakse, tagasi joonistuslauale. Nii, aga lähme siis selle meie põhiteema juurde. Bolt tuli välja oma Drive teenusega. Räägime kõige tähtsamad asjad ära, et ühesõnaga Eestisse nüüd jõudis eelkõige Tallinna tänavatele, ma saan aru täna, on ju. Ja. 300 uut autot, mis on siis, mida saad rentida, teed Bolti äppi endal konto, laed sinna juhiloa ülesse ja lähed, võtad tänavalt selle auto, lugustad uksed lahti, sõidad kaua tahad ja siis lõpetad sõidu ära ja sulle tehakse selle eest arve ja see arve on väike. Arve on väike. Varem juba oli siis tänavatel Citybee 350 autoga. See on nüüd küll niimoodi, et nad kasutavad hästi suuri numbreid, aga ma saan aru, et nüüd reaalselt nii palju neid autost ikkagi tänaval ei ole, ma eeldan, sellepärast, et autofirmad parklad, eile ma sõitsin mööda Volkswageni parklast ja seal olid Bolti kirjadega autod igatahes veel ilusti värava taga. Ja samuti, kui ma filtreerin Citybee äpis autosid, siis millegipärast näitan mul seal numbreid mingi 170 ja ühesõnaga. Okei, aga mis autod need on Boltil? Boltil on 6 erinevat mudelit, Toyota Yaris ja Toyota CHR linnamaastur, Škoda Scala ja siis Škoda Kamiq linnamaastur, Volkswagen T-Roc linnamaastur ja mõned Volkswagen ID3 elektriautod. Mul on kohe küsimus selle kohta. Citybee autosid ma ette ei loe, sellepärast neid me saime kokku 15 või isegi rohkem. Oota, aga mul on kohe küsimus selle kohta, et Bolt siin nüüd räägib sellest, et tegemist on väga ökolahendusega, me peaksime see kõik peaks meid panema mõtlema, kas tegelikult on meil seda isiklikku autot vaja, me veel sinna ei taha minna, aga just selles vaates, et tegemist on sellise öko ja nii-öelda mõistliku autoga, siis mul on see küsimus, et kas see autovalik nüüd peegeldab ka seda filosoofiat? No see mis peegeldada, et teine variant on, eks ju, meil on ju olemas Elmo rent, kes annab, kus sa saad rentida elektriautost, aga me teame kõik, mis selle takistus on. Oota, aga mul tekib nagu küsimus, tegelikult võib-olla siin nagu see CHR just nagu torkab silma, et see on selline keskmisest natukene suurem, ei olegi nii suur, keskmine, mitte kindlasti selline praktilisuse etalon, et siin ei ole ühtegi sellist väga praktilist autot, mis oleks nagu selline suur ja mina ei tea, tahan IKEA-sse minna ja tahan IKEA-st ei kaubikuid on ka, siis lähed kaubiku võtad. Aga siis ma olen Citybee oma võtan ju. Boltil tuleb ka Volkswagen Crafterid tulevad hetkel läbis saadaval. Ja. No need Toyota, vähemalt see CHR, kui ma pealt vaatan, on kindlasti hübrid. Et see on see, sa ei saa praegult elektriautoga teha sellist kiirrendi teenust, nagu on Bolt ja Citybee. Et on Elmo, aga seal sa pead lihtsalt panema need autod kohtadesse, kus sul on kapp, kus saab laadida.
ja siis ma ei, mis Elmot siis eristab, on see on ju, et Elmo pean parkima väga kindlatesse kohtadesse. Just. Citybee ja Bolti masinad võin aga parkida sisuliselt igale poole, kuhu see on lubatud. Just. Mõlemal on, ühesõnaga neid parkimiskohti, kuhu võib, on mõlemal võrdlemisi palju. Seal nagu sellist suurt erinevust ma saan aru, et nüüd hakkab alles pihta see jagelemine, sest ma tean, Peetri Selveri taga ühes parklas oli veel mõned nädalad tagasi Citybee ala, siis nüüd on see ala saanud Boltile, aga Citybee ütles, et nad peavad ka Rae vallaga läbirääkimisi, vist seal on Rae vald, et saada ka omale mõned kohad. Selver näiteks viskas mõlemad välja, õigemini viskas Citybee välja ja praegult ma vaatasin, et ta ei ole Boltiga asendanud, et need parkimiskohad on muutumises pidevas, aga mõlemal on olemas kesklinna ja vist ka mingi osa südalinnast, mõlemal on tehtud diilid päris paljude eraparklatega, näiteks Bolti autod on ilusasti võib jätta sinna Telliski loomelinnakusse, ka Citybee autot õnnestus mul sinna jätta, et seda probleemi pole. Saadavus, Bolt oli muidugi, kuna nad alles tulid välja, inimesed neid vähem kasutavad hetkel, laotati ilusti kesklinn, hetkel tundus, et nüüd on kogu linn Bolti autosid täis. Tegelikult on see juba tänaseks päris hästi ära hõrenenud, et saadavus osas, ma arvan, kui ei oleks hinnavahet, kuhu me kohe jõuame, siis lõpuks oleks neil mõlemal täiesti turul koht olemas, see on see, et sa lähed, võtad selle auto, mis sul on lähemal. Ja, aga räägime nüüd hinnast. Selles mõttes, kui mina võtsin selle hinnatabeli ette, siis ma näen, et Citybeel on võtame päeva hinna, selles mõttes, et natukene teeb asja natuke lihtsamaks, on ju. Päeva hind Fiat 500 manuaal, on ju, pigem see, et kui tõesti tahad sellega sõita, siis miks mitte, on 23 eurot sisuliselt päev, või siis Yaris automaadiga või Fabia on manuaaliga samas hinnaga, siis 23 eurot päev. Kui ma nüüd vaatan, siis ainus auto, mis on Boltis on kallim, on ID3, aga okei, see on elektriauto, jätame selle kõrvale, siis samas hinnaklassis on veel Volkswagen T-Roc, aga Yaris, CHR, Scala, Kamiq, kõik on odavamad. Yaris alates 15 eurot päev. Et mul on nüüd küsimus, et ja kilomeetri hind, mis sinna siis lisandub, on hinnavahe on 3 senti siis Bolti kasuks. Et mul on see küsimus, et miks ma üldse peaksin nüüd nagu seda Citybeed üldse kasutama? Selles ainult juhul, kui su lähedal lihtsalt ühtegi Bolti ei ole. See ongi hetkel, ja teine on see, et Citybee lähinädalatel avab ka võimaluse, et sa võid võtta Tallinnast auto ja jätta selle Tartusse. Hetkel seda veel ei ole, ma ei tea, kas Boltil tuleb, aga tõesti, Bolt lihtsalt tuli praegult ja lõi hinnad täiesti mutta. Ja nüüd on küsimus, et kas Citybee tuleb sellega kaasa? Esimese hooga nad ei tulnud. Vaata, Citybee koha pealt tegelikult oluline asi oli see, millest me vist pole rääkinud, on see, et nüüd nad Tartus avasid ka enda selle rendi. Just. Vot, kes ei ole neid kunagi kasutanud, siis kujutage ette, et kui te võtad selle auto, istud sisse, hakkad sõitma, et teil on armatuurlaua peal on 2, ütleme sellist mõõdikut, kus peal jookseb raha. Üks mõõdik loeb minuteid ja teine mõõdik loeb kilomeetreid. Mis tähendab see, et kui sa seisad hummikus, siis kilomeetri oma seisab, aga minuti oma loeb ikkagi edasi. Ehk siis Tallinn linna liikluses tegelikult see minuti oma on tegelikult päris oluline. Me tegime katse. Ja just see minuti hind on Boltil kõvasti odavam kui Citybeel. Et see tähendab seda, et kuigi paberi peal on hinnavahe selgelt Bolti kasuks, siis reaalses elus tuleb see vahe Bolti kasuks ilmselt veel suurem. Tegime katse. Võtsin Telliskivi loomelinnakust kõige soodsama Bolt Drive'i ehk Toyota Yarise ja sõitsin sellega laagrisse. Vaatasin seal ühel tänaval oli Fiat 500, sõitsin sinna, sain selle Bolti jätta asemele, võtsin Citybee Fiat 500 ja sõitsin täpselt sama marsruuti tagasi. Seal tuli väike, mingi paarisaja meetrini erinevus, sest üks teetööd, ümber suunamine.
Ja selle sõidu, need mõlemad võtsid aega mul mõni minut üle poole tunni ja seal oli ikkagi märgatav vahe. Citybee sõit maksis mulle 8.30, mis on selline umbes takso hind tavaliselt, mul on öeldud sealt kandist, 8.37 ja Bolt 4.56, mis on muidugi jaburalt odav. No ligi poole 2 korda vahe. Ja kusjuures Citybees oli, et see, mis ma maksin praegu distantsi eest, oli Citybeel 2.88 ja Boltil 2.25, ehk siis mitte väga suur vahe. Aga just see minuti pealt tuleb, et Citybeel ma maksin 5.49 ajatasu ja Boltil 2.31. Ja see kajastub ka nendest samadest tunni hindades, et näiteks Bolti Toyota Yaris maksab mulle tunnis 3.90, Fiat 500 maksab 5.49. Ja see näitab seda ja päevahinnad vahe on veel suurem, et 14.90 on Yarise päev ja 22.90 on Fiat 500 päev. Et see aitab tegelikult nüüd kaasa sellele, et kui sa võtad selle Bolt Drive'i ja lähed taga kuskilt kesklinnast eemale, kas mingile kohtumisele, kellelegi külla ja sa ei taha tegelikult seda sõitu ära lõpetada, sellepärast et keegi võib selle ära napsata. No, väike võimalus, et keegi kuskil taga Kohilas, eks ju, selle võtab, aga äkki, või Kohilasse sa ei saagi seda lõpetada. Et siis sa jätad selle käima ja see ei võta sult varandust ja sa võid sellega paari tunni pärast sõita ilusti oma koju tagasi. Ja teine on see, et need kohad, kuhu sa ei saagi parkida, et sa ei saa seda nagu oma renti lõpetada. Ma ei tea, ma tean, et Keilasse saab, aga näiteks kui sul on vaja sõita Laulasmaale midagi viima, kellegiga juttu rääkima, et sa ei saa seal Laulasmaal seda oma rendiprotsessi lõpetada. Aga jumala eest, kui sa ma ei tea, tahad Pärdi keskuses näitust vaadata ja see auto sul seal 2 tundi parklas seisab, siis maksab see sulle, mis ta maksab, 8 eurot. 8 euro, jah. Mul on nüüd tegelikult veel küsimusi, et ma ei tea, kas me lähme praegu sinna, et kas see üldse kogu see asi nüüd aitab kaasa sellele, et me loobume nüüd enda isiklikest autodest, et kogu see jutt, mis on siin Boltil... Ei, kohe mitte. Boltil nagu selline turundussõnum siin olnud, et kõik on väga roheline ja selles mõttes mina olen ka nõus, et ega sisuliselt tähendab ikkagi seda, et 300 autot tuleb linna juurde, et see protsess, et jah, seda on räägitud muidugi varem ka, et noored enam ei osta nii palju autosid, aga ma ei ole kindel, et nüüd selline asi siin kuidagi mängib, et noored ei tee ka lube, et lube on ikkagi selline sõiduks nagu vaja ja ma ei tea, mina olen ka ikkagi väga-väga kahtlev, et see kuidagi mõjutab seda, et kas eestlane ostab endale autot ja kas eestlane ostab endale teist autot perre, et ikka, kui on ikka vaja, siis ikka ostetakse. Ma ei ole kindel, et see kuidagi nüüd nagu oluliselt seda vähemalt lähiaastatel muudab. Esialgu, kui sa võtad niimoodi, et see minimaalne, mis võiks praegult juhtuda, on see, et kui Boltil on 300, ütleme, lisame veel Elmot ka, et selline 700 inimest otsustaks, et näiteks, müüsin just maha ja proovin vaatan, tegelikult vist ostan uue auto, aga ma proovin korrasta Bolti ja Citybee värki ja äkki ta ei ostagi. Et see number, mis juba tasakaalustaks selle ära, on eks ju tegelikult suhteliselt minimaalne. Mingi 700 inimest võiks selle otsuse teha. Kui 800 teeb, siis me oleme 100 autoga plussis. Ma ei tea, raske öelda, kohe kindlasti mitte, selles mõttes, et et nüüd issand, see on nii hea teenus, nii odav, ma saan laagris käia, et inimesel see auto on ikkagi see vabaduse sümbol ja see... Jaa, aga võtame siis teistpidi tegelikult, et mida see võib Bolti asi võib nüüd muuta, on see, et ta võib need Citybee 350 autot välja pekstada meilt siit. Kui sellise hinnaga ikkagi tampida ja kui nad suudavad ikkagi sellise kalanäoga sellist hinda hoida ja Citybee näeb, et nende jaoks see hind ei ole jõukohane, seda lihtsalt alla tuua, et korraks mingi aeg võime, aga niiviisi lõputult, ma tunnen, et Bolt praeguse kasvutempo juures võib seda hinda, võibki hoida lõputult, et nad ei tõstagi seda nähtavast tulevikus. Ja lihtsalt me oleme ikkagi olukorras, kus tegelikult kaovad ära 350 seda Citybee autot, siis võib-olla need Elmo autod
oluline mugavuse vahe on ikkagi see, et siin on selgelt näha, et Bolt on ju läinud ikkagi sisepõlemismootori peale, et siin võib-olla mul on tunne, et need elektriautod on siin rohkem moe pärast lisatud, et ma kahtlustan igal juhul seda. Ja kui noh, Elmo on ka oluliselt kallim, isegi kallim kui Citybee, et noh, mina ei näe nagu, okei, võib-olla on samas hinnaklassis, aga mina ei näe sellisel asjal ka Elmole tulevikku ja veel ei näe ma tulevikku sellisele asjale, mis võib-olla juba ongi kusagil vaikselt hakanud ära kaduma ehk autolevi. See on siis selline Bolt, nüüd me oleme olukorras, kus Bolt suure korporatiivettevõttena tapab ära klassikalise jagamismajanduse, sest autolevi on siiski klassikaline jagamismajandus, kus eraisikud laenavad lühiajaliselt autosid teistele eraisikutele ja lihtsalt on platvorm selle jaoks loodud. Et neil nagu käsi ei käi ülemäära hästi juba niikuinii, aga kui ma nagu vaatasin peale, et mis autod seal on ja mis hinnaga seal autod on, siis päevarent on seal ikkagi noh, odavamate autode päevarent, no isegi mitte nii odavat, aga no ma vaatasin, Octavia oli seal, oli 20 €, aga see oli ka juhul, kui sa võtad selle terveks nädalaks. Et sellisel juhul on see hind 20 €. Et tegelikult autolevi hinnad on üldiselt ka ikkagi märksa kallimad kui see, mis on Bolti hinnad. Nii et peale selle Bolt on ikkagi mugav, sa võtad äpi, teed ukse lahti, kõik, sa ei pea kellegiga minema rääkima, ükski inimene pärast ei tule sul seda autot üle vaatama, et kas see on ikka puhas, kas bensiininäidik on täis, ega sa siia midagi kuskil pole teinud, on ju, ei pea teise võhivõõra inimesega seda juttu on ju ajama, Bolt säästab sellest inimestevahelisest tüütussuhtlusest. Mul on tunne, et see autolevi jah, ainus pluss on see, et seal on ilmselt huvitavamaid autosid sa võid sealt leida, aga sellega see kõik piirdub ja pigem ma ei näe, kui Bolt suudab jälle seda hinda ja kõike turupositsiooni hoida ja jõudsalt kasvatada, hinnapositsiooni hoida ja siis turgu kasvatada, siis ma ei näe küll, et autolevil ja sarnastel asjadel oleks siin kuskilt tulevikku. Nii et jagamismajandusele küll Bolt tegi ära. Jah, huvitav asi, mis selle Boltiga veel on ju, et sisuliselt ta võib et ta hakkab nagu ise endale ka natuke raha teenima, sellepärast et ma olen näinud neid küll, kes veavad ju toitu Bolti ja Bolti laiali Elmo autodega, siis nüüd on palju soodsam ju võtta Bolti enda auto ja vedada nendega Bolti toitu. Ja ei saa välistada, et seal isegi on mingi soodustus veel nendele töötajatele ka, et nad saavad seda veel tegelikult odavamalt teha. Just, et kõige kallim auto on sul seisev auto, sellepärast, et mis iganes diili Bolt sai sealt Toyotalt või Škodalt, eks ju, midagi ta peab ikka nende autode eest iga kuu maksma. Ja ma arvan, et mingite ka eraparklate ja nagu kulud on kogu aeg üleval. Ma ei tea, ma hästi enda mätta otsast vaadates, mina kasutan neid nüüd siis mõlemat, ennem Citybeat kasutasin ikkagi väga tihti. Mulle see teenus väga meeldis. Kas ma nüüd hakkan valima, mingi väiksema distantsi puhul ilmselt mitte, ma ikkagi võtan, see on mugavusteenus. Sa võtad selle auto, mis on sul kõige lähemal. Kui ma hakkaksin plaanima praegult, et mul on tõesti vaja käia sutsakas Raplas ja mu oma auto on remondis, siis on hetkel loomulikult Võit ja Bolt. Kuigi pressikonverentsil nad ikkagi, ma küsisin meie inimeselt, kes käis pressikonverentsil järgi, et mida nad selle hinna kohta ütlesid, ja tema ikkagi täheldas selle ära sõna esialgu. Laias plaanis muidugi kõik sellised teenused ikkagi töötavad selle peale, et sa vallutad turu, tapad ära teised. Sul on tarbija saada, just. Ja kui sa oled teised ära tapnud ja sina oled turuvalitseja, siis saad juba sina dikteerida hinda ja kindlasti ei jää see enam selliseks, kus sa lõputult sellele teenusele ise peale maksad. Bolt saab seda täna teha, aga lõputult neil peab ikkagi olema mingi visioon ka, et ühel hetkel see asi oleks kasumlik. Igatahes huvitav. Käimas asi läks ja vaatame siis ja ma antud hetkel kõige rohkem äge teenus ja nii, ja mul on tegelikult päriselt kahju inimesena, kellel on hoovis olemas parkimiskoht suletud aia taga, on ikkagi see, et siin vähemalt Kalamajas ikka võetakse tegelikult inimestelt parkimiskohti ära küll.
ja kuule, mul on sulle üks selline oluline küsimus veel, et nüüd, kui sul on valida, et seal samas Kalamajas, et sa nüüd tuled, sul on vaja kuskile sõita selline 3 kilomeetrit, et sul kõrvuti seisavad Bolti tõuks ja Bolti CHR, et kumma sa siis võtad? See oleneb küll ilmast, kui on ikkagi ilus juunikuine ilm, siis igal juhul tõuks. Aga ülejäänud 330 päeval? CHR muidugi, sest et ma sõidan autoga sellepärast, et ilm on külm ja vastik. Ja, et huvitav on hea, kas Bolt nüüd sellega tegelikult tulistas ka enda sellesse tõuksi järisse. No õnneks tõuksi puhul on... Nüüd sa võtad tõuksi, et sõita oma Bolti autoni. Okay. Kui sul enda lähedal ei ole, siis sa võtad tõuksi ja lähed Bolti otsima. No ei tea, õnneks tõuksiga saavad vähemalt sõita need, kelle lube ei ole ja vanust ka pole, et lube omada. Ja turistid, kui nad kunagi tulevad. Võt see on eraldi huvitav, et kui kunagi mingi see turismindus ja kõik taastub, et et minule turistina küll meeldiks minna, ma ei tea, Barcelonasse ja laenutada tõukse ja autosid. Absoluutselt, see oleks nagu ikkagi väga mugav, kui sa sõidad lihtsalt Barcelonas ühest kohast teise ja sa lihtsalt viskad selle auto kuskile ära, sa ei pea muretsema edasi-tagasi, kus see on. No just, taksoga on ikka see, sa sõidad sealt taksoga, sa ei näe midagi, sa enamiku ajast oled mingis kiirdelaadses tunnelis ja üleendaja istud kuskil ummikus, kus sul ei ole aega isegi majade fassaade ja arhitektuuri vaadata. Ja nagu ma selles mõttes on ikkagi takso kallis teenus, et kui ma olen turist, kes tuli laevaga nädalavahetuseks Eestisse või tegi seda city hoppingut lennukiga, eks ju, jah, oled siin vanalinna, nägid ära, Kumus käisid, aga sa oled kuulnud, et ma ei tea, Keila-Joa loss või Pankrannik, et võtadki selle Bolti, teed oma poolepäevase tuuri ja seda sa ju taksoga ei tee ja selleks sa Avisesse ka ei lähe. Ja taksoga puhul muidugi on veel see ka, et tead, pärast pead seda tippi ka viisakas jätta, et tead ikkagi väiksem raha, mis niikuinii rahakotis on viiekas, et siis näed, 5 eurot hoiad veel sellega kokku. Täielikult sisuliselt takso sõitmise lõpetanud, sest et ma kasutasin ainult kui vähegi võimalik Citybi asju. Täpselt see sama, ma olen mõõtnud kuskilt laagrist, mingid sellised otsad on taksoga sama hind. Ainuke on lihtsalt see, et kuna mul sõita meeldib, siis Citybis ma ei pea jagama kellegiga muusikat, ma ei pea taluma mingeid rõvedaid lõhnakuuski ja asja, mis sinna Bolti autodesse on topitud. Ma ei pea potentsiaalset vestlust taluma. Nii et minu jaoks tapab see Bolt ise end taksoäri, sest et ma sõidan nende autodega, mitte taksoga. No võt, see on mõnes mõttes kindlasti nagu Eesti probleem, et Eesti on ikkagi selline väike turg on, et suurel turul kindlasti oleks nagu kohta ilmselt kõigi jaoks, aga Eestis ma kahtlustan ikkagi, et keegi annab alla. Me väga hästi nägime seda juba nende tõuksidega, mis siin eelmine aasta toimus, et see aasta enam see sama Citybi näiteks tõuksidega ju välja ei tule, et ta ei tulnud ka eelmine aasta. Ei tulnud või? Citybi oli esimene minu arust, kes üle-eelmine aasta tuli ja eelmine aasta oli see koroona suvi ja, aga siis oli see Prime, kes pani ennast ja kes see aasta ka vist ei tule ja siis oli veel mingi imelik mingi 911, mis oli täiesti sürra mingi aga põhimõte on see, et miks me siin räägime nagu praegu tõuksidest on see, et täpselt ega need turu jõujooned ju mängitakse paika samamoodi ja tegelikult veel hinnad, kulud ja kahjumid on lihtsalt palju suuremad, nii et otsuseid ilmselt tuleb teha nõrgemal palju kiiremini. No Citybi eelis praegu on see, et nad on saanud väga suure kasutajate baasi taha. Oot, aga Bolti kasutajabaas. Selles mõttes sul on jah see... on Bolti äpid ja kes sõidavad taksoga, me oleme ju ka seal kasutajabaasis. Ja, sul on see äpp on olemas, aga see ei ole nii, nagu ta oli tõuksiga, et sa lihtsalt nüüd valisid tõuksi ja no ma saan aru, sa pead selle juhiloa businessi sealt ikkagi läbi tegema ja et kui sul need 2 autot kõrvuti seisavad, see mõnda aega veel võtab aeg. Ma ei viitsi mõtlen Citybi, mul on see olemas. Ma ei viitsi hakata, sest mul juhiload kodus ka ja kõik see. Et mõnda aega saab Citybi selle peal jõugu lasta, ja siis saab hakkama hindu langetama. Ja igal juhul sellest Bolti lühirendist ilmselt me saame veel rääkida veel ja veel. Oota, sina, kuna sa geeniuste ülene peatoimetaja, loed läbi ju ka kõik teised geeniused. Kas
Markus Villig, kas nad rääkinud ka teistes riikides selle sama teenusega või see on jälle Eestis tehakse praegult revolutsiooni Bolti poolt? Minu meelest praegu ei ole veel midagi välja öeldud, et kuskil mujal ka tuleks. Oleks rumal arvata, et neil seda plaani ei ole, aga samas kindlasti, et see on suur investeering, eriti kui Eestis see on 300, siis ma ei tea, võtame Berliini on ju, me peaksime sinna 3000 viima on ju, neid autosid, mis teeb selle eriti suureks, et kindlasti see on Eesti on hea koht, kus nagu katsetada, aga jah, siiani veel välja pole seda öeldud, ma loodan, et nad seda teevad. See lõppu eile tuli ka see aprillikuu Eesti uute autode müügitabel ja vaata, kuna Bolt ostis nii Toyotat kui Škodat, siis need kaks, kes on nagunii kogu aeg turuliidrid, et need, nendel oli sellise tabeli mõttes nagu eriti raju kuu. Minu arust oleks Bolt võinud osta kedagi teist ja aidata seda ka tabelisse. Ma ei teagi. Kiat näiteks. See on nagu eraldi jah, et kunagi tahaks, et kui raamatupidamispaberid ollakse nõus avalikustama, et nagu, et millise protsendiga sa auto soodsamalt saad, kui sa lähed, ütled tervist, ma sooviks 200 autot. Ja see on üldse teistpidi ka huvitav, on ju, mida ma nägin elektriautode grupis, oli hea küsimus, on ju, et kui sa oled ettevõte, millel on kahjum on pool käibest, et siis sa lihtsalt lähed ja võtad 300 autot liisingusse, et ma tahaks, et mul oleks ka selline ettevõtte. Tahaks istud seal panga selles liisingukomisjoni koosolekul. Jah, et teate, et see ettevõte neil nagu ei lähe ju hästi. Või siis, kas neil läheb just väga hästi, aga kuidas me neile anname 300 autot, et rumal oleks nagu mitte anda, sest küllap nad ju ikkagi kinni maksavad, on ju, vähemalt need investorid järgmise lainega maksavad kinni, on ju, kui mitte selle laine omad enam ei jaksa maksta. Ja sul on kindlasti, seal on see arvuti, kus on see ütleme, siis hakkad sisestama siin käive, eelmise aasta kasum, ja siis arvuti ütleb punaselt, ei, võimatu, ja siis see komisjon peab hakkama arvutit ümber veenma. See on lõbus jah, et oleks olnud näha, et kuidas see protsess käis. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.